Nii, lugupeetavad komisjoni liikmed, mul on hea meel avada selle töönädala istung. Ettepanek kuulata täna ära siis arutelu puutuvalt 25. aasta lisaeelarvesse ja 24. aasta ülekantavaid vahendeid ja valitsemiskulusid 25. aastal ja kolmapäeval kuulata ära Riigikontrolli kontrolliaruannet haridusliku erivajadusega noorte kutseõpingute tööle siirdumise toetamist. Kui see päevakord on vastuvõetav, protesti ma loeksin selle kinnitatuks ja läheksime siis tänase päevakorra juurde. Meil on koosolekul rahandusminister Jürgen Ligi, samuti Rahandusministeeriumi finantstalituse juhataja proua Regina Vällik ja riigi rahandustalituse juhataja proua Kadri Klaos. Ja ma annaksingi siis sõna kõigepealt rahandusministrile, et tutvustada siis 2025. aasta lisaeelarvet ja arvan siis teise teemana rääkida ka sellest, et milline on seis 2024. aastast ülekantunud vahenditega praeguseks ajaks, kui palju neid on käsutus või siis otsustatud 25. aastal kasutada ja milline on praegu seis siis majanduskulude ja personalikulude täitmisega 25. aastal. Härra rahandusminister on hea. Rahandusminister tutvustab lisaeelarvet, kus ta siin on mul? Juba paneb. No, et siuke. Aga nüüd tahate teada, mis siin sees ka on või? Okei. Ma nüüd näitan, et tavaliselt Riigikogu ei tunne huvi lisaeelarvete vastu, ega eelarve muudatuste kohta, aga siin on siis mõned faktid paberil. Seina peal isegi võiks öelda, et tulud suurenevad 26,6 miljoni võrra. Selle tänavuses eelarves selle tulemus on investeeringud 79,1 miljoni võrra. Ja miks me seda siis üldse teeme, mis ei ole ju väga tavaline. Ühelt poolt on riigikaitse vajadused, katsume asju teha natuke varem ja eelarve on väga pingeline, et selle aasta seis on kergem kui see, mis me kuhjame sinna üle 5% SKP-st, püüame kuhjata aastas ja sellepärast proovime alustada varem. Ja punktid siis on, ja peale selle veel on mõned varem prognoosimatud tulud vaja ära kulutada, nagu CO2 laekumine näiteks või euroraha. Finantstehinguid on vaja ära paigutada, muuta, see kõik nõuab tegelikult asja nimetamist lisaeelarveks ja alustame varem kui varem, ehk varem kui sügisel. Nüüd siis ümbertõstmised ka lähme edasi. Laiast riigikaitsest, Siseministeerium vastuluure, summasid näete Kultuuriministeerium, 4 miljonit ERR-ile kriisivõimekuse tõstmiseks, Justiits-Digiministeerium siis pilve ja IT-arenduste tarbeks ja Sotsiaalministeerium meditsiini kriisikindluse tõstmiseks. Välisministeeriumil on vaja selleks digilahendusi, mida nad siis kas saavad, milleks nad raha saavad, Riigikantselei Meedialiidule võimekuse tõstmiseks. Lisandub kogu selle asjale käibemaks. Seekord veel. Edaspidi arvestuse alust me muudame uuesti. Ja tuludest sõltuvad, ma ei tea, mulle see vahendite sõna käib närvidele, ma ei saa lihtsalt. No mis vahend? Rahana. Tuludest sõltuvad kulud, mis esialgu siis eelarves ei ole, on CO2 ja euroraha valdavalt, ma arvan, et siin muud ei olegi,
Ja siis saavad seda siis Kultuuriministeerium, Sisekaitseakadeemia, Siseministeerium, Kaitseministeerium, küberõppus, CO2 projektid, Rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskuse majandustegevusest laekuv tulu ja seonduvad kulud. Lähme edasi. Finantstehingutest siis saab raha 17,8 miljonit SmartCap investeerimisfond ja Rahandusministeerium Eesti Energia aktsiakapitaliks. Ma arvan, ta saab selle tagasi vist. Mis pidi see nüüd on, et meil oli siin kombinatsioon lõhkaine tehasega, et selle me eraldasime eelmine kord siis oma finantstehingute arvel, mis pidi Eesti Energiale minema. Ja nüüd siis selle antakse tagasi vist. Ja lähme edasi. Ja nüüd siis ületoodud raha, mis on üks äärmiselt huvitav teema muidugi loomulikult. Minul on ikka minu arust on eelarve põhiküsimus puudujääk, aga siin on kogu aeg ülejääk. Tegelikult mingit ülejääku siin ruumis ülejääki tegelikult ei ole. Aasta lihtsalt, majandustegevus lihtsalt ei lõppe joonelt, ega alga riik uuesti 1. jaanuaril, ega lõppe 31. detsembril, vaid on teatud reeglid, mida kuulus Ratase valitsus, lõdvendas, enam ei sea neid piire siis nii nagu varem kombeks oli raha ülekandmisel. Ja meil on siis piirmääraga eelarvest kantud üle 584 miljonit. Ja mis on vähem kui mullu. Aasta varem. Vähem kui mullud võiks öelda küll. Nii et oleme selles mõttes kitsimaks läinud. Ja ministeeriumid, nagu näete, on siin ilusti kirjas. Lähme edasi. Summad ja nüüd laekunud tulud kasutamata jäägid, mis on palju vahandust tekitanud, et kuidas küll on jäägid kuskil endiselt, kui puudujääk oleks, siis oleks suur mure, aga on hoopis jääk. CO2-ga ongi nii, et tuleb raha ja siis saab kasutama hakata. Tavaline. Enne tuleb müüa, et kulutama hakata. Kõige rohkem on Kliimaministeerium, aga ka Kaitseministeeriumile on suunatud, aga ka Haridusministeeriumi ja miks mitte Kultuuriministeeriumi, ka MKM-ile, ka Regionaalministeeriumile. Mis oli üks viimane või üks kõik. No võt, nii lihtne ta ongi. Nii, kas Rahandusministeeriumi töötajad soovivad eraministrit täiendada? Ei, seal ei ole mida. Mina täiendan neid ikka. Selge, jätame selle praegu arutelus meelde. Ja läheme siis küsimuste juurde ja tähelepanekute juurde. Et mul on kohe küsimus, et kas ma saan õieti aru, et siis kasutamata vahendid 2024. aastast moodustavad kokku 1,71 miljardit eurot, millest siis valitsus või Rahandusminister oma otsusega on suunanud 580 miljonit eurot selle aasta eelarves kasutamiseks ja 1,130 miljardit eurot, milline siis nende staatus on? Raamatupidamislik küsimus, et sinu suur kirg, kes ilmselt ei ole kunagi raamatut pidanud ega seda valdkonda õppinud, sinu kirg on mõistetav. Mina üldiselt olen oma kire kaotanud ja annan hea meelega Reginale ja Kadrile kommenteerimiseks, mis need täpsed numbrid on, tegelikult numbrid. Jah, järeldus ei ole päris täpne. Ülevaade oli siis sellest, mis on käesolevasse aastasse üle kantud. Jäägid kokku on suuremad. On seetõttu, et üle ei kanta arvestuslike ehk siis seadusest tulenevate kulude jääke. Ja mitte kõik eelarve jäägid ei ole alati ülekantavad.
meil on osa jääkidest sellised, mida ei ole lubatud üle kanda, sest neid on 2025. aastasse juba planeeritud. Ja samuti siis meenutan, et eelmise aasta lõpus, kui 2024. aasta riigieelarve seaduse muudatust menetleti, siis rahanduskomisjon täiendas aastast seadust ja pani sinna sätte, et valitsuse reservis mitte kõik rahad ei ole ülekantavad. Nii et jääk on tegelikult suurem, need on esialgsed numbrid, sest et veel ei ole auditeerimine lõppenud, aga suurusjärk kindlasti peab paika ja see on 2,27 miljardit on siis see, mis on eelmisest aastast kasutamata ja seadusest tulenevad kulud, siis neid kulub täpselt nii palju, kui kulub. Mõni aasta võib neid kuluda rohkem, kui eelarvesse planeeritud, mõni aasta siis vähem, sõltub siis tegelikest kuludest. Nii et eelmise aasta kasutamata vahendid olid siis 2,27 miljardit eurot, mis on praegune Rahandusministeeriumi teadmine. Jah, see on meie viimane teadmine, lõplikud andmed tulevad juuni teises pooles. Arusaadav. Ja ma saan aru, et siis sellel aastal kasutusse võtmiseks on nende rahandusministri käskirjadega eraldatud siis 580 miljonit eurot. Iga minister on ise need üle kandnud. See põhimõte on meil paar aastat tagasi juba muutunud. Tegevuspõhisele eelarvele üle minnes, siis kui me muutsime ka 3% piirmäära ära ülekandmisel, siis peale seda on iga minister vastutab ise oma ülekantavate eest. Iga minister peab ise käskirjaga need üle kandma. Ja tänaseks on slaididel oli ka näha, eelviimasel slaidil on tärnid pandud nende valitsemisalade juurde, kus siis eelmise nädala lõpus, kui me ettevalmistust tegime, veel ministrid ei olnud kinnitanud käskirja. Nii et meil on teada need summad, aga kinnitatud ei ole, seega lõplikud andmed on veel puudu. Iga minister peab need üle kandma. 584 miljonit on see, mis tuleb ministri käskirjaga. Viimasel slaidil laekunud tulude kasutamata jäägid ei ole klassikalises mõttes ülekantavad, vaid töötavadki põhimõtte järgi, et kui tulu on laekunud kasutamata ja õigus on mul kasutada seda järgneval aastal siis, kui see on riigieelarvega mulle ette nähtud ja limiidid avatakse raamatupidamislikult. Keegi neid käskirjaga üle ei kanna. Arusaadav. Mis tähendab siis seda, et sellest, kui ma küsin täpsustuseks üle, sellest 2,27 miljardist eurost, palju siis Rahandusministeeriumi teadmise järgi ütleme siis, need on ka siis seoses tekkepõhisusega, millal mingisugune asi avaneb, eks ole, palju siis sellest 2,27 miljardist sellel aastal eeldatavalt, palju Rahandusministeerium prognoosib, praegu on juba juuni algus, kasutatakse ära sellel käesoleval aastal? Me ülekantavate kasutamist eraldi seisvalt ei prognoosi. Me prognoosime terve riigieelarve vahendite, kaasa arvatud siis aasta jooksul lisandunud vahendite kasutamist. Ma julgen arvata, Kadri saab mind täiendada, et praegu meil on esimese kvartali eelarve täitmise info teada. Praegu põhjapanevaid järeldusi on võib-olla vara teha, aga võib-olla majandusprognoosis on midagi arvesse siis võetud. Proua Klaas, kas te oskate hinnata, et palju Rahandusministeeriumi vaade on, et palju see võib olla see summa? Jah, et et praegu majandusprognoosi koostamise hetkel oli veel see väga, veel ei olnud seda kvartali infot, oli põhimõtteliselt aasta lõpp ja esimene info sellesse aastasse, siis meil liiga palju seda uut infot sinna võtta ei olnud, pigem oli seal eeldatud jällegi sarnaste trendide jätkumist. See tähendab seda, et kui te prognoosite, et 580 miljonit eurot ministrid suunanud siis sellel aastal kasutamisse, autonoomselt on nii, aga? Et mitte muidugi nii täpselt. Me pigem prognoosime ju valitsussektori vaates, kus me ei eelista eelarve täitmist sellise detailsusega. Ja kui ma tohin küsida sellest 580, kas teil on ka ülevaade Rahandusministeeriumil on olemas, mis puudutab siis kulude sihtotstarbelist jaotumist, et palju seal on selles rahas siis palgakulusid, palju majandamiskulusid, palju on investeeringuvahendeid? Meil ei ole lõplikku infot majandusliku sisu jaotuse osas ja majandusliku sisu jaotus, kuna meil on ülemineku aasta, eelmisel aastal majanduslik sisu ei olnud riigieelarve seaduses, ei olnud ka seaduse lisa, sellest aastast on meil 25. aastal riigieelarve seaduses lisa, milles on majanduslik sisu eraldi välja toodud. See tähendab seda, et siia aastasse kandes tuleb määrata majanduslik sisu, aga eelmisel aastal
ei pidanud seda tegema, see tähendab seda, et see on muudatus võrreldes eelmise aastaga ja meil ei ole praegu seda detaili, valitsemisalad peavad need meile kättesaadavaks tegema siis, kui nad on käskkirjad allkirjastanud. Ratase valitsus nägi oma ajal nii ette, nüüd me muudame seda. Selge, nii et tegelikkuses seda, et teil on ülevaade, mida siis ministeeriumid on öelnud, et nad kavatsevad 580 miljonit sellel aastal kasutada, aga siis eelmisel aastal eraldatud vahenditest, kuid seda, milleks nad seda kasutavad, seda ülevaadet Rahandusministeeriumil ei ole või mitte milleks ei kasutavad, mis lõikes see on? On ikka, meil on... Selleks on ülevaade, kõik on olemas. Meil on tegevuspõhine on sihtotstarve eelkõige, majandusliku sisu sihtotstarve, ma võin teile arvutada, mis on praegu teadaolevad summad, aga need ei ole lõplikud, seetõttu ei ole pidanud vajalikuks neid esialgseid andmeid välja tuua. Osadel ei ole neid meile ka välja antud, nii et jääme ootama. Kui on tarvis, siis ma annan praeguse seisu välja, kuidas see jaotub. Ma teen kiire arvutuse, mul on need olemas. Nii, aga härra Vagal on küsimus härra ministrile. Aitäh, härra Reinsalu. Mul selle sama teemaga lähen edasi, need ülekantavad rahad siis suurus. Jürgen, sa tõid ka välja, eks ju, et siis see ülekantavate rahade vähenemine võrreldes mulluse aastaga on üsna suur, 162 miljonit. Millest see tingitud on, et neid ülekantavaid rahasid on sellel aastal siis oluliselt vähem, parem finantsplaneerimine või mis selle taga on olnud? Aitäh. Detaile on ilmselt mitu, aga minu jaoks ei ole see üldse mingi printsipiaalne teema. Nagu ma ütlesin, riik ei alga 1. jaanuarist ega lõppe 31. detsember. Ja rahandusminister ei ole see diktaator, kes siis kraane sulgeb ja avab, ministeeriumid ise, aga eks me oleme taotlenud paremat planeerimist kogu aeg. Reegel, nagu ma juba väga targalt tähelepanu juhtisin, mis seda ülekandmist piiras, selle riiki muutis ära Ratase valitsus, mitte mina. Me ei ole veel otsustanud, mis me sellega teeme, kas me taastame selle piiri, aga see lihtsalt ei ole selles mõttes mustvalge valik, et siin on oma tead ja vead. Aga nüüd tulemus on jah, et see näiliselt siis see nihku raha hulk on nii suur, et tahab inimesi närvi ja sunnib tegelema ja siin riigile kontrollikomisjonis aruandlusega, mis kindlasti ei ole päris ministri ülesannet. Ma annan Reginale täpsustus. Ma arvan, et ka komisjon ei peaks selle revidenti mängima, et rida realt siis täpselt küsima. Sellega, et ei tee mitte midagi. See teadus. Regina rääkis. Ja, ma võin ainult täiendada, et nii palju, et tõenäoliselt on osa mõju kärpel, sest kärbe kindlasti tõi kaasa ka eelmise aasta jääkide vähenemise, kus oli võimalik, tehti kindlasti eelmisel aastal rohkem tegevusi, aga mõned valitsemisalad hoidsid ka kokku juba eelmisel aastal. Ja jääkides, ma arvan, et kõige suuremad probleemid jääkides, kui me räägime, et need on probleemid või mis põhjustab siis jääke, on kaks nüanssi, on hanked ja investeeringud, mis teadupärast alati ei sõltu valitsemisalast. Kui neid näiteks vaidlustatakse, nihkub hange seetõttu, et tarnija ei suuda tagada kokkulepitud ajaks ostetud siis teenust või siis investeeringut ja toetused on suur osakaal, kus siis meil on valitsemisalad, kes jagavad toetusi riigieelarvelistest asutustest väljapoole ja seal sõltub väga paljudest siis toetuse saajatest, millal nad päriselt need tegevused ellu viivad. Võib-olla lihtsustatud näited siin valitsemisaladel, MKM, Kliimaministeerium, kellel on võib-olla suuremad, Siseministeeriumil on ka olnud siin, aga mitte nii suures mahus, Haridus-Teadusministeerium. Kui antakse toetusmeede näiteks kortermajadele või ka eramajadele, siis läheb riigieelarves kuluks sel hetkel, kui see sama toetuse saaja on raporteerinud, et ta on selle tegevuse ellu viinud.
ka seal on täpselt samamoodi taga, et millal arendaja või siis alltöövõtja viib selle tegevuse ellu. Või meil on siin olnud ahjud korda, mis oli Päästeameti valdkonna teema või Siseministeeriumi valitsemisalas samamoodi, et üks hetk oli lihtsalt ekspertidel tööd nii palju, et sul ei ole reaalselt, sul on variant, kas sa nõuad toetuse tagasi ja töö jääb tegemata või sa annad pikendust. Kindlasti on projekte, mida saab paremini planeerida. Valitsemisaladel on kõige suurem väljakutse see, et minister annab toetuse otsuse välja ära, aga tegelik kulu ei ole samal aastal. Ja on keeruline võtta riski, teha ministri otsus olukorras, kus mul seda eelarvet reaalselt käes ei ole. Ja seega kiputakse eelarvet võib-olla natukene üle planeerima. See ei tähenda, et see raha on üle, aga ta peaks siis nihkuma õigetesse aastatesse. On võib-olla peamised põhjused. Ma võin ära kommenteerida, et 584 miljonist praegu teadaolevalt on 32 miljonit tööjõukulud, 135 miljonit on majandamiskulud, selle sees on siis hankeid, teadusarendusprojekte, mida siis teenusena väljapoolt sisse ostetakse ja 208 miljonit on toetused, mis on siis need samad projekti või tegevust, eelkõige projekti toetused, mida jagatakse väljapool. 32 miljonit on tööjõukulud, 135 miljonit majandamiskulud ja 208 miljonit on toetused. Mis on siis üle kantud? See, mis on üle kantud, jah. Et ülejäänud on siis investeeringud või veel muud kulud ka, et siis muude kulude all eelkõige on riigisaladusele seotud kulud. Nii, aitäh niisuguste korrektsete vastuste eest. Aga mul oleks küsimus härra rahandusminister. Te tahate just nimelt mitte raamatupidamislikke, aga ma saan aru siis eelarve kontseptuaalseid küsimusi. Räägime. Kas räägime? Räägime. No näed, siis ei ole pääsu. Et valitsus määratles eelmise aasta suvel oma konstrueeritud definitsiooniga valitsemiskulud, milleks olid personalikulud, majandamiskulud ja ka mitte seadusest tulenevad toetused. Ja seadis nende eesmärgiks 5% neid vähendada 2025. aasta eelarves, mis oli arvuliselt, korrigeerige mind, kui see oli vale, aga seati eesmärgiks vähendada 132 miljonit eurot. Nüüd võrreldes 24.–27. RES-iga tegelikkuses need valitsemiskulud, need 3 rida, jätame kõrvale, mis oli mõistlik või mitte mõistlik, aga opereerime ainult nendes mõistetes, kasvatad tegelikult 25. aastas kasvas see eelarveraha hoopis 155 miljonit eurot ja nüüd see laekunud informatsiooni alusel siis need valitsemiskulude definitsiooni minevad summad kasvavad võrreldes 24. aasta siis üle tõstetava raha loogikast 164 miljonit pluss 208 miljonit. Ehk see kokku on siis 372 miljonit eurot täiendavalt sellele valitsemiskulude reas. Et miks valitsus, härra Ligi, siis on valinud selle suuna, kui me räägime eelarve poliitiliselt, et mitte vähendada valitsemiskulusid, nagu oli seatud eesmärgiks siis 2024. aastal deklaratiivselt, vaid need valitsemiskulud hoopis mitu korda võrreldes lubatuga 25. aastal tegelikult kasvavad. No kui see jutt on kontseptuaalne, siis mina ei ole varem niisugust kontseptsiooni kuulnud, nagu ma kuulen Urmas Reinsalult või siis Pankist, kuidas valitsemiskulud on 130 miljonit, miljardit, 130 miljonit või koguni 160 miljonit, et sellist lodevat sõnakasutust See on härra peaministri sõnakasutus 132 miljonit, kui ma mäletan, mida ta parlamendil on. Ei opereeri oma otsuste juures, et me ikkagi ütleme, mis on need artiklid, mille kärpeülesanne anti. Selle kärpeülesanne alt jäi hulk valdkondi välja. Kaitsekulusid näiteks ka tõsteti. Tervishoid liigub hoopis oma rada, seal on palgakasv ja personalikasv kõige suurem olnud. Ja silmnähtavalt. Ja selles mõttes ma arvan, et sa oled seda küsimust 1000 korda küsinud.
sa tead ka neid vastuseid, et mis on need erandid ja mis on see üldreegel. Mina samas selle eelmise suve koosistumise juures ei olnud, selles mõttes me oleme pidanud ka seda otsustesse uuesti siis sõnastama, kui ma siin saabusin vähem kui aasta tagasi, siis me pidime seda üldist poliitilist kokkulepet sisustama ja seda on siin komisjonis, ma arvan küll, kord kuus umbes täpsustatud. Aga Regina, kas sa tahaksid öelda nüüd, mis asjad seal suurenesid ja mis asjad vähenesid, et mul on ka need paberid olemas, aga ma ei ole nii nobe üles otsima. Jah, me oleme seda arutanud küll ja pean alustama jälle sellest, et kui valitsuses tehakse kokkuhoiumeetmete arvestusi, siis ajalooliselt minu ajaarvamisel ehk siis ütleme viimase 10-13 aasta jooksul ei ole seda tehtud kunagi jooksva aasta eelarve pealt. Seetõttu, et jooksva aasta eelarve ei ole aluseks järgmise aasta eelarve koostamisel. Jooksvat aastat võetakse loomulikult arvesse, kuidas on kasutamine ja kas jooksvast aastast nihkub midagi järgnevatesse aastatesse. Aga kui me arvestame kärpe ülesandeid, siis meil on 4-aastane riigieelarve strateegia ja sealsed eelarve numbrid on meil võrdlusaasta aluseks. Paralleelselt, kui me arvestame kärpeid, valitsus teeb ka muid meetmeotsuseid. Ehk et samal ajal, kui ta kärbib eelarvet, samal ajal teeb ta ka lisavahendite otsuseid. Ehk et kui me paneme need kõik kokku, siis summa summarum on tegemist ühe meetmega. Paljude sees eelarve väheneb, samal ajal kellelgi tõuseb. Kaitsekulud toodi välja, lisaks on meil majandusprognoosiga korrigeeritavad eelarve osad, mis seda mõjutavad. Nii et veel kord, mulle tundub, et see on ühe ametniku arvamus, aga mulle tundub, et tegemist on kommunikatiivse küsimusega, kuidas presenteeriti eelmisel aastal ühte meedet. Detailides mul ei ole kohe võtta võrdlust, milliste valitsemisalade eelarved konkreetselt kasvasid, milliste omad vähenesid. Kindlasti oli neid, kellel vähenesid ja kindlasti oli neid, kellel ka kahanes. Ja üks nüanss veel. Me ei hoia ülevaadet selliselt, et valitsemisalad ei või täpsustada oma majanduslikku sisu Riigikogu menetluse ajal. See tähendab seda, et kui me alustame eelarveprotsessiga, siis majanduslik sisu selle kestel võib muutuda niimoodi, et selle üle ei diskuteerita. Valitsusest läheb see Riigikokku ja Riigikogu menetluse ajal tehakse muudatusettepanekuid. Kas sealt jookseb alati üheselt välja, milline muudatusettepanek mõjutab ühte või teist majanduslikku sisu? Ei ole kindel. 25. aastast jookseb see kindlasti välja, sest et meil on seaduse lisa, kus on majanduslik sisu kirjas. Sealt on näha, kui seda muudatust tehakse. Aga ka aasta jooksul on ministritel õigus teha muudatusi majanduslikus sisus. Nii et me ei pane sinna sellist piirangut peale, et ütleme, et siit maalt ja nüüd hakkame pärast tagasiulatuvalt selgitama, miks ta on muutunud. Seal on nii palju muutujaid. Jaa, aga õige on ka see, et nagu me oleme varasemates aruteludes tuvastanud, siis selle valitsemiskulude vähendamise seisukoha on avalikkusele ju kommunikeerinud Vabariigi Valitsus. Selle vähendamise lähtealuseks võeti siis riigieelarve strateegia 24-27 numbrid. Sellelt baasilt me oleme lähtunud, et need valitsemiskulud on sellel aastal nende tehete järgi kasvanud 155 miljonit eurot ja iga kirje on eraldi kirje arusaadavalt ja praegu, kui me liidame juurde 208 miljonit selle projektide toetuste raha, mis üle kandub 25. aastasse ja 164 miljonit eurot, mis sisaldavad omakorda tööjõukulusid ja majandamiskulusid ja ma liidan need kokku, siis ma saan sellel aastal, võrreldes selle lähtealuseks oleva valitsemiskulude vähendamise platvormiga, valitsemiskulude kasvu sellel aastal 527 miljonit eurot. See on lihtsalt repliik. Aga minu küsimus, härra rahandusminister, kas ma tohin veel ühe kontseptuaalse küsimuse esitada seoses selle lisaeelarvega? Kuidas ma saaksin takistada? No näed, siis on meil juba oluline dialoogi formaat. Ja minu küsimus seisneb selles, et te olete esitanud nüüd valitsus on positiivse lisaeelarve.
jättes kõrvale nüüd, küllap on siin igati legitiimseid kulutusi üksikute kirjete lõikes, aga minu küsimus on, miks valitsus ei esitanud valitsemiskulude vähendamiseks negatiivset lisaeelarvet või vähemasti ei püüdnud selle poole, et need täiendavad kulud, mis seda eelarve 2025. aasta eelarvet kasvatavad, et need oleks kaetud siis valitsuse enda valitsemiskulude vähendamisega või tasaarvestusega. Nii. Kas võttis oimetuks? Ei, ära tüütab, tõepoolest. No miks, väga lihtne küsimus. See, mida sulle vastatakse, ju sind ei huvita. Sa manipuleerid selle valitsemiskulude numbriga täiesti suvaliselt. Ja Kiina vastas sulle tegelikult, et eelmine suvi langetatud otsused, kärped puudutasid konkreetseid numbreid, valitsemisalade palku, majanduskulusid. 5%, 2%, 3% aastas. See kehtib edasi. Peale selle on tehtud otsuseid, mis suurendavad muu hulgas siis ka neid tegevuskulusid. Need ei ole kaugeltki kõik defineeritavad valitsemiskuludeks, need on osa valitsemiskulud, aga sina ju manipuleerid nende teiste otsustega, mis näiteks riigikaitset puudutasid ja kõike muud, mis näiliselt siis eelarvet suurendavad ja liidad siis neid suuri numbreid, mida mitte keegi sinu arvutuskäiku ei jaksa jälgida. Et kus sa võtad need $500 miljonit, kus sa võtad see miljardi, terminoloogias oled sihilikult ütleme siis niimoodi loominguline ja vastuseid tegelikult ei kuula. Et see on suur lugu. Et on asju, mis suurendavad kulusid, aga meie keskendusime siis sellele, mis olid eelmise suve kärpeotsused. Ja need moodustavad eelarvest väga väikese summa, väga tühise osa. Sa püüad kogu aeg jätta muljet, et valitsus on hirmus täissöönud, kulutab olulise osa riigieelarvest, tegelikult ei kuluta. Need on väikesed summad, suured summad tekivad sotsiaalpoliitikast, ka riigikaitsekulu lisa üle 5%, see tekitab meile probleeme, investeeringud on suured summad ja nõnda edasi. Nii et me võime jääda siin koos käima siis iga esmaspäev ja sa ikkagi küsid nii, et vastustel pole mingit tähtsust. Jah, need ei ole valitsuse enda kulud, mille sa siin nöögid ja väidad, et miks siis valitsus ei enda arvelt kokku hoidnud, kui ta riigikaitsekulusid või muid asju suurendas. Need on lihtsalt summaliselt valitsuse enda kulud on väga pisikesed. Sealt ei ole võimalik selliseid uusi kärpeid teha ilma riiki oluliselt kahjustamata. Need on liiga erinevad summad. Aitäh. Nii et mu küsimus tegelikult puutus seda, miks valitsus ei esitanud negatiivset eelarvet, muu hulgas või vähemasti tasakaalus eelarvet, kui see lisaeelarve on seotud siin tuhandete ja kümnete tuhandete eurodega, niisuguste mõned kulud, ma vaatan pigem pool katuseraha moodi kulud, et olete siin ümber tõstnud, millel ei ole riigikaitsega ei tundu erilist pistmist, aga et mille tulemusena te olete esitanud hoopis kulusid konsolideeritud suurendava eelarve. See on poliitika valik. Ei, poliitika valik on see, et meid vaatab ees palga- ja majanduskulude mitmeaastane kärbe, mitte tõstmine. See ongi negatiivne lisaeelarve suure eelarve sees. See on väga hirmutav minul isiklikult, sest ma ei tea, kuidas riigi palgalisi motiveerida sellise perspektiiviga. Me teeme suuri pingutusi, et tööjõu kasutamine oleks efektiivsem, aga öelda, et meil on mingisugune kulude paisutamine, see on mõnitamine. Need inimeste mõnitamine, kes kannavad riigi akumuleerunud know-how iseendaga kaasas, kelle arv on väga pisike riigi üldise avaliku sektori, rääkimata kõik tööhõivest, ja sina kogu aeg näitad neile näpuga, et nende arvel peaksid kogu selle kasvanud kuluvajaduse julgeolekuga seotud ära katma ja ka teie enda tekitatud eelarve defitsiidi. Ei, need on liiga erinevad summad, need on erinevad suurusjärgud ja kärbe 4 aastat palgafondi vähenemist.
seal on muidugi ka toetused, seal on majanduskulud, mis selle kärpe otsuse sisse käis, me peame neid sisustama. See on sisuliselt negatiivne lisaeelarve, suur eelarve sees. Aga see ei tähenda, et kuskil mujal et kulusid ei suurendaks. Riigikaitse on kõige ja ka sisejulgeolek on kõige selgemad näited. Tervishoiu töötajate palgad tegelikult tõusevad kogu selle taustal. Väga suur osa riigi haridustöötajad moodustavad siis avaliku sektori 130 000 50 000. Sa paned nad kõik valitsemiskuludeks ja räägid, et valitsemiskulud kasvavad. Rääkimata sellest, et sa neid sulle mitu korda seletatud paindlikkusi, mida siis ministrid tekitavad nende paari rea nagu palgafond eelkõige siis kohendamiseks, et sa neid ignoreerid ka oma küsimust. Härra rahandusminister, et küsimus nüüd, et te kõnelesite, et lisaeelarve on väga vajalik julgeoleku, sisejulgeolekus, laiapindse julgeoleku küsimuste adresseerimiseks. Et ja minu küsimus on väga lihtne, et ma lähen siin ridade kaupa niisugusi kulude suurendamisi, mis on, ma ei tea, uneuuring 50 000 eurot, Tehvandil vahelagede ehitamine siin 100 000 eurot ja nõnda edasi ja nõnda edasi. Et minu küsimus selles, ma ei vaidle vastu nende uneuuringutele, vahelagedele ja nõnda edasi, siin on hulgaliselt neid asju, et miks neid lisakulutusi, kui konsolideeritud see eelarve tegelikult suurendab, see on positiivne eelarve, tähendab raamatupidamise kirjaliselt, mitte andes hinnangut sellele sisule, vaid miks neid ei olnud seda uneuuringut, kui tõsteti üle, kokku me jõudsime arusaamale, et 372 miljonit eurot tõsteti üle eelmisest aastast raha, kuidas seda uneuuringut ei olnud võimalik katta siis üle tõstetavate rahade loogikas, vaid konsolideeritult on see lisaeelarve positiivne. Uneuuring on muidugi sinu unistus, et riiki jaburaks tembeldada, et sa hakkab oma elu elama. Miks see on teie enda allkirjaga seletuskirjas eraldi välja toodud? Su sissejuhatus oli valelik. Julgeoleku teemad olid üks, mida me püüdsime siis sihtida summad ette tõstmisega. Teine osa oli siis euroraha, CO2 raha, mille laekumine stimuleeris meid või põhjendus selle, et me hakkaks neid, esitaksime lisaeelarve. Siis finantstehingud. See, et meil oli siin lõhkaine tehasega näiteks 7 miljoniline ümber tõstmine, selle tagasi tõstmiseks oli vaja jälle lisaeelarve. Et sa naeruvääristad mingisuguse 50 000 tegelikult mitmeteist miljardilist riigieelarvet ja riigi aparaati. Minul ei ole unes ka, ma ei tea, mis asi on uneuuring ja mis jupp see on, aga Regina leiab selle numbri üles. Nii, ei, number on olemas, seda ei ole vaja leidagi üles. Mu küsimus oli, et ma ei vaidle sellele vastu. See on sinu jaoks siin komisjoni juhtimise põhimotiiv otsida neid väikseid summasid. Aga ma küsin... Mille tähendus sa ei tea, siis pane edasi. Regina vastab sulle. Ei, küsimus ei ole selles konkreetses asjas. See on kindlasti, ta ei ole... Mis korda nimetasid seda? 4 korda, okei. Nimetasid 4 korda uneuuringut, 50 000, mille sa kuskil... Härra rahandusminister, minu küsimus ei olnud eraldi uneuuringus või 84 000 euro eraldamises kliimamuutustega kohanemiseks. Minu küsimus oli, et kui mitusada miljonit eurot tõstetakse üle valitsemiskulusid 24. aastast, miks sellisel juhul ei olnud võimalik nende vahenditega opereerides mitte teha vähemasti, mitte ma ei räägi negatiivsest eelarvest, aga vähemalt see eelarve esitada nõnda, et 25. aasta eelarvepositsioon oleks jäänud tasakaalu. See on ju küsimus. Need olid mul lihtsalt märksõnad, mida ma osundasin, et kui algne paatus oli, et tegeletakse üksnes julgeolekuga, siis ma näen, et siin on ridamisi asju, nagu tõesti kliimamuutustega kohanemine 84 000 eurot täiendavalt eraldada. Et nüüd selgub nüüd... Sinul oli see algne, sinu eelhäälestus oli, sinu eelhäälestus on leida seal mingi uneuuring ja taandada asi julgeolekule, et meie ei taandanud seda julgeolekule, aga uneuuringule, uneuuring on mingisuguse projekti, mingisugune servake, Regina kindlasti leiab selle, mis tegelikult ei peaks kõrget komisjoni huvitama.
sest et Eesti riik on üldiselt toimib ausalt, projekte arendatakse väga tõsiselt, tunneuuringud on ka uuringud, neid ei tasu naeruvääristada, nendest sõltub inimeste töövõime, aga jah, sa defineerid selle lisaeelarve endale suvaliselt ümber. Minu sissejuhatus oli just nimelt selle eelarve tegelik definitsioon, see oli ka esitatud slaididel, aga Regina, mis asja on UNE-uuring, räägi härra Urmas Reinsalule, kas tal on uuringust kasu midagi? Ja konkreetselt UNE-uuring on teadusarendustegevuse projekt, mis on tõesti vaimse tervisega seotud, aga see ei ole selle projekti lisamine, vaid tegelikult lisaeelarvega paralleelselt oli juba kevadel teada, et valitsemisaladel on vaja täpsustada eelarvete jaotust programmide tegevuste vahel. Tavapärane peale seda, kui riigieelarve seaduse pilt 2021. aastal pisut detailsemaks tehti, seega see sisaldab sisemisi muudatusi ja ümbertõstmisi. Tegemist ei ole projektiga, mida käesoleval aastal keegi otsustas teha. See oli algselt Sotsiaalministeeriumi eelarvesse planeeritud täpsustus ellu viia ja seetõttu tõstetakse ühelt programmi tegevuse realt teisele. Teadusarendustegevuseks on eraldi valitsemisaladel eelarved ette nähtud ja see on üks nende sees olev projekt. Samamoodi, kui tulla tagasi, et Kultuuriministeerium tõstab ringi, siis Kultuuriministeeriumi üldine siis eelarve võib-olla eripära teistega võrreldes on see, et ta on palju sihtasutusi. Kultuuriministeeriumi all on eraldi eelarve, mida aasta jooksul jagatakse erinevateks investeeringutoetusteks. Sihtasutused on siis need, kes sealt vahendeid taotlevad ja täpselt samamoodi on seal vaja majanduslikku sisu täpsustada või programmi tegevust viia ühele või teisele poole ridade vahel ümber. Seega tegemist ei ole projektidega, mis on välja mõeldud aasta jooksul, mis lihtsalt vajavad täpsustamist ja millega ei kannata oodata aasta lõppu, kus on seaduse muudatus. Ja tundus ebamõistlik teha paralleelselt 2 eelarve eelnõud, üks on seaduse muudatus sisemisteks ümbertõstmisteks ja teine lisaeelarve. Minister tõi ka välja, et meil oli finantseerimistehingute muutmise vajadus ja lisaks tegelikult on siin sees ka üks tehniline muudatus ilma laia riigikaitset arvestamata, kus Siseministeerium valitsemisala vähendab oma kulusid, sest et annab eelarve üle RKS-ile, kes ei ole riigieelarveline asutus ja Riigikogu vähendas selle aasta algusest enda kuluhüvitisi ja selle võrra on ka Riigikogu eelarvet vähendatud. Aga ülejäänud muudatused peaksid olema eelkõige sisemised ümbertõstmised. Võib juhtuda tõesti, et keegi teeb seal ka ümbertõstmisi, paaris kohas on mälu järgi, ütlen, kus on kulude kokkuhoid ja suunatud siis projektidele, mis on joonealused, kus on prioriteetsemad tegevused ja suunatakse ringi. Eelkõige on täpsustamised. Aga mul on küsimus, see on ära, ja siis on ära alud. Nüüd selle rahaga on mul küsimus härra ministrile. Nüüd puudutavalt neid veksleid, mis me kõnelesime eelmisel aastal valitsemiskuludest, need vastused, mida te andsite, siis võtame teadmiseks. Aga nüüd on märtsikuus on ametis olev koalitsioon on sõlminud ühe dokumendi nagu alusleping ja seal öeldakse, et vähendada riigi ametite, ja ma tsiteerin nüüd seda täpselt teda, et kulusid ja töötajate arvu 20%. Et härra rahandusminister, et kuidas siis järgmise aasta eelarve puhul te kavatsete või praegusel olete andnud sisendi Rahandusministeeriumile, kuidas seda ambitsiooni realiseerida ja mida nende definitiivselt siis, mida need ametid sisaldavad. Kas nende all on siis inspektsioon ja ameteid vastavalt valitsuse seadusele või kogu keskvalitsuse sektor? Olge hea, härra minister. Ei, mina ei tea, ma saan ilma selle alusleppeta väga hästi läbi ja toimetatud. Minu teada oli see seatud eesmärk, aga seda ei ole nüüd edasi arendanud. Mis aluslepe üldse on, et mul on täitsa kama, mida sa kuskilt siis oled leidnud. Me peame viima selle, ise olen, sellised sõna koomakused või on need
päriselt valesti tsiteeritud, ma ei tea, nad näita seda paberit, näita seda dokumenti, ma vaatan, iseenesest mina sellist eesmärki ei tea olevat selle valitsusliidul, et tingimata lahti saada 20% inimestest, küll aga on seal minu arust seatud eesmärgiks tõhusam tööjõu kasutamine ja struktuurireformid, seda kaudu, mitte lihtsalt mehaaniliste tehingutega, muuta tööjõu kasutamine säästlikumaks. Ja üldiselt on kokku leppinud ametkonnad juba selle vallas, et uusi inimesi tööle ei võeta. Ma ei tea, mis need piimaga juurde kirjutatud siis numbrid on, aga see tähendab tegelikult arvestades tööjõu vältimatut liikuvust, töötajate arvu vähenemist ja juba ministeeriumite töötajate arv vähenenud 2500 peale, hiljuti, kui ma veel vaatasin, oli ta 2800 peale. See on see suurusjärk, kui palju ministeeriumites inimesi on, et sa soovitad kogu aeg, et valitsus enda arvelt kokku hoiab ministreid, ma ei tea, kes 15 on vähe. Ma ei tea, nende pealt on ka raske kokku saada, 100 miljonit, mida saab küsida. Jah, suurusjärgud on sellised. Ministeeriumid töötajate arv väheneb. Aga kas just 20%, need selliseid käskirju me ei koosta, mida üks poliitiline kokkulepe seal täpselt ütleb. Ma ei tea, mis faasid, mida sa üldse tsiteerid, mis faasid dokumendid, uuemad dokumendid. Teil informatsiooni selle kohta ei ole, et niisugune koalitsiooni kokkulepe on, et te lihtsalt osutate, et ma saan aru, kas siis panen kellegile sõnu suhu või tsiteerin seda valesti. Arusaadav? Mina ei puutunud sellisega kokku. Ei puutunud, ei ole teadlik. Arusaadav? Sellel viimase 2 kuu jooksul, mis me siis sõnastasime näiteks rahanduse töögrupis. Selge. Nii, aga härra Vaga ja siis on härra Allas. Aga eesmärk vähendada on 20% iseenesest ministeeriumite siis umbes 20, no võib-olla vähem natuke, on juba vähenenud. 20% teie teadmise järgi see on juba, et on vähenenud siis valitsemissektoris? Ma ütlesin vähem kui 20%. Kuni 20% on valitsemissektoris juba vähenenud? 10% on juba lühikese ajaga vähenenud ministeeriumi töötajate arv. Ütlen ma niimoodi mälu järgi, hiljuti kui ma kontrollisin, oli see number. Mõni aeg tagasi oli see 2800, aga praegu mulle öeldakse selle numbriks 2500. Nii, aga härra Vaga. Jah, aitäh. Urmas esiteks sulle kommentaar ka, et ma arvan, et need sellised hägused kommentaarid, kus sa proovid 20 000 eurosed asjad sealt välja võtta ja siis sellele panna külge silt, et see on nüüd valitsuse prioriteet. Need on nagu kindlasti väga eksitavad, et pigem peaks ikka suurt pilti vaatama. See lisaeelarvega siis suurendab nii kulusid ja investeeringud 79 miljoni võrra ja sellest üle pea 60% on siis laia riigikaitsesse minevad täiendavad siis kulud ja investeeringud ja see näitab väga selgelt valitsuse prioriteeti, ehk siis laia riigikaitse tänases julgeoleku olukorras on prioriteet, mitte miski muu. Aga küsimus Jürgenile või ma ei tea, äkki Regina saab seda täpsustada see. Kui koguni Kadri. Või koguni Kadri, täpselt. Meil on väga palju auväärseid külalisi. Ma arvan, keegi kindlasti leiab sellele vastuse. Siin on ka selle SmartCapi investeerimisfondi suurendamine pea 18 miljoni võrra ja mis selle siis suurendamise taga on, mis see eesmärk seal on? Jummal, mul on kuskil olemas, otsi üles. SmartCap, vaatame, kas mul siin. SmartCap investeerimisfondi taastatakse. Meil oli 2022. aastal tegelikult tegelikult planeeritud mis asendus, sest et meil oli kriisiaasta, kus me suunasime käendusteks ja laenudeks energiahinnad ja muud probleemid. Ja tollane siis kokkulepe jäi, et kui need käendused lõppevad, siis me taastame selle algse eesmärgi. Aga kohe ütlen Balti innovatsiooni
investeerimisfond oli Balti innovatsioonifond number 3, esimene ja teine on meil juba töös. Praegu on siis lätlaste leedukatega läbirääkimised, kolmanda osas siis asutamine on pooleli, see ei ole veel valmis. Kuni 50 miljonit on planeeritud Eesti riigil sinna investeerida ja osa siis tuleb praegu lisaeelarvega, kuna eelmisel aastal laekusid need käendused, mis siis 2022. aastal olid tehtud tagasi. Ja tegemist on sellise ettevõtlust ja tulusid suurendava projektiga, nii et riigile peaks siis kasu olema sealt kaudu. Ta on riiklik fondivalitseja ja peaks siis kohaliku kapitali kättesaadavust parandama, kapitali pakkumist era- ja riskikapitaliturul siis laiendama, erainvestoritega siis koos ka riskide maandamist ja tootlusootust looma ja turutõrkeid leevendama siis läbi selle, et erinevates turusegmentides on siis see pakkumine erinev. Et see on peamiselt SmartCapi roll. Tal on väga erinevad investeeringusuunad. Tal on riskikapitalifond, praegu on tal ka siis SmartCapi kaitsefond ja on rohefond, 3 suunas siis tegutseb. Et detailsemalt on vaja küsimusi, et siis me võime ka kirjalikult saata ülevaate, mis on meil saadud ministeeriumist, kuna me ise sisu poole pealt sellega väga kokku ei puutu. Härra Allas. Nii, aga aitäh. Et mis puudutab nende ülekantud vahendite nagu sellist tegemist selliseks, et tegemist oleks nagu kuidagi raiskamisega või selle osas ma ka kindlasti komisjoni liikmena nõus ei ole, et loogilises majandustegevuses osa vahendeid peabki üle minema, lähebki üle tegelikus reaalses elus ja minu küsimus on nagu see, et palju nendest üle minevatest vahenditest siis reaalselt 2025. aastaks, siis 2024. aastast oli konkreetsete kohustusetega kaetud ja mis ei olnud kohustustega kaetud, et siis mis on nende struktuur ja otsustamisprotsess ja võib-olla, et see siin komisjonis nagu me saaks nagu edasi minna, et siis äkki mingi skeem, et kuidas see otsustamisprotsess, selline lihtne skeem, igaühele arusaadav, et mis nende vahenditega, millel ei ole kohustusi, sest kohustustega vahendid on ülikeeruline nagu jätta pooleli, et mis nende ülejäänud vahendid ja kuidas see otsustusprotsess käib ja kuhu nad siis liiguvad, aitäh? Kohustus on ju, riik on võtnud ju ise kohustuse mingiks asjad raha panna, aga võib-olla see on täpselt küsimuse tuumale vihta, Regina. Ja kohustustega on kaetud suurem hulk toetusi ja majandamiskulusid ja investeeringuid. Tööjõukuludes samuti võivad olla kohustused peal, kui näiteks keegi on projektipõhiselt võetud tööle ja ta tegevused eelmisest aastast nihkuvad käesolevasse aastasse, siis seal võib olla ka kohustustega kaetud. Aga kindlasti on meil siin valitsemisalasid, kes hoiavad ka puhvrit ehk sellist mõistlikku eelarve tagavara ootamatuteks kuludeks ja on kindlasti ka üle kantud sellel eesmärgil. Eriti ebakindlas olukorras, kus ei tea, millal järgne kärbe tuleb, sest et meil on viimased aastad eelarvet kärbitud siis igal aastal. Ja kuidas otsustusprotsess käib, on see, et sellel eelarve real, kus ta eelmine aasta sul jäi, või siis valitsemisalal jäi, sellel real saab teda üle kanda siia aastasse. Sa ei saa seda mujale tõsta. See tähendab, sihtotstarve on piiratud riigieelarve aastase seaduse reaga. Mis on võimalikud ümbertõstmised on see, et kui mul see aasta selgus, et eelmine aasta jäi mul raha üle, jäi ta siis üle seetõttu, et mul mingi projekt nihkub siia aastasse, ehk mul tuli juurde lisatööd, või mul oli ta siis mingis jäägis olev summa, siis ma võin sellel aastal vaadata, et mul on jooksvas aastas võimalik midagi mujale suunata. Või ma pean vaatama seda, et kui mul eelmisest aastast suures ulatuses mõni projekt tuli üle, siis ma pean selle tegevuse arvelt midagi muud, mida ma plaanisin siia aastasse tegemata jätma. Et see on see otsustusprotsess, mida saab ministeeriumis siis otsustada, aga ta peab rangelt jääma seaduse pildi detailsusesse, ridade vahel ta seda eelmise aasta jääki üle tõsta ei saa, seal on ka infotehnoloogiliselt ei ole võimalik see, ta ei saa seda mujale tõsta.
Aitäh, et väike lisaküsimus, et lihtsalt kui see tehniliselt on, et kas osade vahendite osas, mis on juba teada, et nad jäävad üle, antakse ka Rahandusministeeriumile teada ja need siis näidatakse juba uues eelarves mingi muu rea peal. Kuidas see toimub? Aitäh. Eelmise aasta kohta, et kui jääb üle. Kui jääb üle, siis üldjuhul üle ei kanta. Ehk et jääb eelmisesse aastasse. Kui seda eelarvet ei ole vaja. Kui tohib lihtsalt, et kas siis seda juba näidatakse uue aasta eelarves kui nagu kulu või tuluna, et sealt eelmise aasta ülejäävatest vahenditest tekib uude eelarve aastasse juba nagu vahenditeks, mida saab, ei teki seda? Ei teki, see jääb eelmisesse aastasse ja ta parandab eelmise aasta lõpuseisuga positsiooni. Et eelarve kasutamata osa, ehk tegelikult kulud siis osutusid väiksemaks. Mul üks küsimus härra Vaga, et härra rahandusminister, et kui laiemas kontekstis jõudis tähelepanu riigieelarve niisugust pingelisele seisule või ütleme siis riigi majandusolukorra, või rahandusolukorra väljavaadetes. Aga nüüd on valitsus pannud kokku uue koalitsioonileppe, seal on sees rida erinevaid osundusi, millel on ka majanduslikud mõjud, maksudes või muus vallas, et kas Rahandusministeerium on seda dokumenti ka eelarvestanud ja kui on eelarvestanud, siis kas komisjonil oleks võimalik teada, milline on selle netomõju järgmise aasta siis eelarvepositsioonile, kui palju kohustusi tuleb juurde või kui on ette nähtud ka mingitest kohustust vabanemist, kui suur summa see on? Tegelema sellega, et kvantifitseerida seda poliitilist tahet. Üldine teadmine, ma arvan, mis on pärale jõudnud, et lisaraha kellelgi loota ei ole, kuni valitsus ei otsusta teisiti, nii et kõik peavad otsima võimalusi töö ümber korraldamiseks, aga mina neid asju ei korralda, et need on kõrgemad jõud ja küsin nende käest. Aga meil on suuri raskusi kõigi koalitsioonilepingute raamidesse panemisega ja kvantifitseerimisega. Aga praeguse seisuga ma saan aru, et tuleb kõrgemate jõududest käest küsida seda nii-öelda ka siis millisel moel sisustatakse need antud formuleeringud, eks ole. Mul on isegi hea meel, kui need sõnasabad jäävad siia rippumiseks siia õljuma, et antaks välja need sõnumid, et nendest siis on raske ka pärast taganeda. Praegu on nii, et töögrupid kirjeldasid oma unistusi siin nädalate viisi ja kuigi see teadmine, et lisaraha tulemas ei ole, said paberid siiski pikad ja Rahandusministeeriumi inimeste peavalu suur, mis nüüd edasi hakkab saama. Nii et vähemalt Rahandusministeeriumi teadmise järgi neid dokumente, mis puudutab kvantifitseeritud sisu, et neid ei ole eelarvestatud. Ei ole eelarvestatud? Ei ole, need on eelarveprotsessi osa, ehk sügisesed arutelud või augustis siis, kui algavad, siis selge. Härra Vagapal. Jah, aitäh. No selle lisaeelarve ju selge prioriteet on tõsta olemasolevat raha siis riigikaitsesse ja sarnase prioriteedi on võtnud siis valitsus ÜKP rahadega ja ma saan aru, et see on peatselt otsustamisel, et millist osa ÜKP ühtekuuluvusfondi rahasid tõstetakse laia riigikaitse hüvanguks. Kas see võib mõjutada ka jooksva aasta eelarvet, kui valitsus on need otsused seal ära teinud? Aitäh. Jah, see võib mõjutada, aga ajaraami arvestades võib-olla ei jõua, sest et see vajab ka läbirääkimist komisjoniga. Ettevalmistused on töös. Kui ma palju nüüd mööda ei pane, siis äkki augustis on need läbirääkimised. Kui tõenäoline on, et käesolevasse aastasse on vaja kellelgi juba eelarvet nende ümbertõstmisega seoses, see tõenäoliselt täpsustub alles suvel. Aga kuna need on eelarvesse juba kavandatud tehingud, siis riigieelarve seadus, baasseadus annab volituse välisvahendeid ümber tõsta ka siis ka valitsusele, nii et see ei pruugi Riigikokku tulla, kuna välisvahenditega siis Riigikogul on üsna piiratud võimalus ümbertõstmisiga teha. Et igaks juhuks veel rõhutan ka, et selles lisaeelarves on neid väikseid projekte, eelkõige Siseministeeriumi valitsemisalas, mis on välisvahenditest
tulenevad, need tuleb riigieelarvesse lisada seetõttu, et neid ei saa enne kasutada. Aga nende ümbertõstmise siis õigus Riigikogu tasandil on piiratud, et kui neid tahta mujale tõsta, siis ei pruugi neid üldse saada. Ehk et välisvahenditega siis... Aga selle struktuuriraha ümber tõstmise projekti olen mina üldiselt heaks kiidnud juba. Suuruselt 200 miljonit. Ametnikud on tubli töö ära teinud, läbi rääkinud kõike edasi. Ma täpselt ei saanud aru ühest varasist, aga isakast keeste kuuldes küsida, aga mis sa nüüd ütlesid selle eelarve? Mis vahelause? Ei pruugi jõuda, ei pruugi selles aastasse tulla. Sel aastal ei pruugi olla vajalik eelarve muudatus. Sa ütlesid sinna vahele midagi. Ümbertõstmised jäävad, kuna need tuleb enne... Siseministeeriumi lause, see oli mingi... See oli täiendavalt lisaeelarve kohta, et lisaeelarves on meil Siseministeeriumi all eelkõige välisvahendid ka, et tuleb arvestada, et neid ei saa Riigikogu tasandil ümber otsustada. Siis sama, jah, osa sellest samast jutust. Nii, aga mul on küsimus teile koalitsioonilepingust tõukuvalt, et üks asi on neid hakatakse sisustama siis eelarve läbirääkimiste käigus, rahaliselt ma sain aru. Kuid on üks unikaalne valdkond, mida on siis selles koalitsioonilepingus mainitud, see on internetikasiinod. Et alandada nende maksukoormust. Et 2023. aastal valitsus, siis teie poliitika oli see, et internetikasiinode maksu tõsta, ehk siis 24. aastast 6% ja 26. aastast 7%, viitega, et see ei halvenda siis maksulaekumist, et see on nagu piisav kohanemine, siis nüüd on konkreetselt kokku lepitud, et internetikasiinode maksu asuda alandama. Et minu küsimus on, et palju siis, kui sellel on nii konkreetne kvantifitseeritud mõttekäik juba, et selles eelduses, et seda teha, et mis ajast siis valitsus plaanib need internetikasiinode maksu alandada ja kas see tähendab siis, et kust see tegelikult idee tuli, et mis see tõukeloogika on, et kas see peaks parandama siis maksulaekumist tervikuna või ja kui palju siis? Mina maksulaekumise parandamist ei kinnita ega kavatse ka sinna sekkuda. Meil maksuprognoos on sõltumatu instituut. Mina tagan selle. Poliitikavalikuna ma seda heaks ei kiida. Hasartmängu siis keskuse ehitamist Eestisse, aga ma jäin siin alla tungivatele nõudmistele ja see eksperiment Eestis siis läbi tehakse. Et mina olin selle poliitika pooldaja, kus tõsteti hasartmängumaksu natukene. See tagas ka paremad laekumised. Aga selles mõttes riigieelarve komisjon võib rahulik olla, et see on pigem erialakomisjoni siis vaielda, kas hasartmängu edendamine Eestis on ühiskonnale hea või halb. Sotsiaalkomisjon, majanduskomisjon, riigieelarvekomisjonile ma võin, kontrollkomisjonile ma võin lubada ikkagi, et prognoosid saavad sõltumatud. Et mingi õhku sinna eelarvesse ei kirjutada, seda raha kulutama ei hakata, et äkki laekub, seda ei saa, seda ei ole. Aga kui prognoosijad leiavad, et laekub, pean sellega nõustuma, et nemad ütlevad, nendel on see õigus. Kui ma tohin täpselt küsida, kellele te alla jäite? Te ütlesite jäite alla kellele? Koalitsioonipartnerite tahtele, keda on meil siin umbes 50. Natuke peale isegi. 2 isegi, kujutate. Aga kui ma ei taha kuidagi sekkuda koalitsiooni siseasjadesse, aga meediast ma lugesin, et olid 2 meest, kes seda koalitsioonilepingut rahanduse valdkonnas koostasid. Üks oli härra Reinaas ja teine oli härra Ligi. Ja nüüd on minul küsimus, et teie kahekesi, kuidas teie kahe siis töö tulemus oli, et kas ma saan aru selles loogikast, teie jäite härra Reinaasal alla, kelle prioriteet oli siis internetikasiinode maksu langetamine? Härra Reinaasale ma oleks kindlalt alla jäänud, aga ma õnneks ei põrkunud. Ja tema oli küll nõus seda asja edasi arutama, aga minu juhitud rahanduse töögrupi teksti see muudatus ei jõudnud. Need olid spordiinimesed ja kultuuriinimesed, kes leidsid, et nendel on sügavad teadmised siis
maksundusest ja saartmängundusest ja rahanduse peatükis sellist punkti pole. Härra Ligi, ma küsin veel täpsustuseks üle, et te ütlesite, et need on saavutatud, see on siis valitsuse või valitsemissektori vallas, me rääkisime, et tööjõu vähenemine. Aga minu käsutuses on teie allkirjaga dokument, siis tööjõu vähenemine. Töötajate arvu vähenemise kohta. Te viitasite, et need on, mainisite vist indikaatorid 10% või ütlesite alla 20% siis veidi üldisemalt. Ja 16. aprillil te olete mulle saatnud dokumendi, kus on näha, et keskvalitsuse töötajate arv 23. aasta lõpul oli 57 209 töötajat ja tegelikult siis 1. aprilli seisuga 25 oli see keskvalitsuse töötajate arv 8701. Et sellest iseenesest ei tule välja ju keskvalitsuse töötajate puhul vähenemist. Kuidas te kommenteerite? Keskvalitsus versus omavalitsused ja tõenäoliselt avalik-õiguslikud isikud ja selline on siis see jaotus, Eesti Energia jääb sealt välja. Keskvalitsus on midagi muud. Mina rääkisin ministeeriumidest, mille töötajate arv on suurusjärk 2500. Keskvalitsus on üks teine asi, 20 korda suurem. Ministeeriumide arvus on, kui viidata ka sellele arvule, on teie enda informatsiooni alusel 2597 ministeeriumi töötajat. Näed, mul oli ka ja, mis on siis praegu 1. aprilli seisuga on 2546. Ma arvates isegi 2006. Ja mis sa nüüd öelda tahad? Sa leiad sealt mingid numbrid, mis poliitika järeldus on? Ei, teie tegite poliitika järelduse minu küsimuse peale koalitsiooni aluslepingus 20% ametnike arvu vähendamise kohta. Te ütlesite, et teie ei ole sellest mitte ametnike, vaid ametite töötajate arvu vähendamise kohta. Te ütlesite, et te ei ole sellest A teadlik ja B ütlesite, et see ei oleks mõistlik, kui seda isegi nii formuleerida. Ja C ütlesite, et aga tegelikult on juba siis kuni 20% neid töötajaid vähendatud. Ja minu küsimus oligi, et osutades nendele numbritele, et kas te jätame selle varasem seisuga juurde, et see vähendamine on juba tegelikult aset leidnud? Eks siin oli jällegi siukest manipulatsiooni sõnade ja lausete liitmisega, et mina rääkisin ministeeriumi ametnike arvu vähenemisest, mis on juba kahekohaline protsent, 20 ei ole, lühikese aja jooksul, aastaarvud peab ette võtma, millal see 2800 oli, millal siis nüüd see alla 2600, et see on kahekohaline, ei ole kahekohaline, aga sinna kanti, et natuke tagasi vaadata, siis oli ministeeriumites umbes 3000 töötajad, nii saab ka 2000-lise üles otsida, et konkreetsed arvud, aga see, mida sina nimetad keskvalitsusel, kes sinna kõik kuuluvad, et otsime siis selle definitsiooni üles, mis need keskvalitsuse palgalised on. Et Kaitsevägi on kasvanud näiteks, nagu ma ütlesin, see on keskvalitsus, kindlasti sisejulgeolek on keskvalitsuse all ja need on siis need kesksed funktsioonid, mis seal omavalitsuse äri, kes seal kõik on. Definitsioonid, arutame ükskord, toome avale, kuidas? Sihtasutused, koolid ka on väljapool. Ja ülikoolid. Ülikoolid nagu nii. Ja baaskasv, põhikasv, kui me räägime kasvutrendidest, on avalik-õiguslikes isikutes, MTÜ-des, sihtasutustes, vähemalt selle sektori real. Siis teie esitatud informatsiooni alusel, mil on praegu tugin selles loogikas. Et mul on küsimus, kui tohib veel selles loogikas, ma tuleks tagasi selle juurde, et mis puudutas siis seda, et kui palju nüüd see eelarve, lisaeelarve, me räägime 25. aasta lisaeelarvest, et kui palju see lisaeelarve siis nominaalselt eelarvepositsiooni halvendab ja kas puudus igasugune võimalus, et neid kulusid, mis selles eelarvepositsiooni halvendavad, mingite muude valitsemiskulude kaudu siis tasandada, et me
ei oleks teinud positiivset eelarvet. Negatiivse eelarvepoliitiku valiku üle ma ei hakka teilt küsima. No kui meil oleks siin sellised vägilased, nagu on riigieelarve kontrolli komisjoni eesotsas, näiteks Kristo Enn Vaga või isegi Urmas Reinsalu oleks, siis me kindlasti suudaksime seda. Aga praegu on nii, et need kärpeülesanded lepiti kokku eelmine suvi, kajastuvad juba eelarves ja praegune ponnistus on suunatud riigi kriisikindluse suurendamisele eelkõige ja siis mõned täpsustused, mis siis lubavad välisvahendeid kiiremini kasutada või siis ka finantstehinguid teha. Finantstehingute üks vajadus on ju Eesti Energia, eks ole, et me siin hakkame täitma nende investeerimisplaani, paneme selleks lisakapitali, et nad saaksid ka oma võõrkapitali kergemini kätte. Nii et aga sellest on juba täna mitu korda räägitud. Varsti on tund aega räägitud sama jutt, üle tunni. Jah, katsuge üle elada, aga küsimus on selles, ma täpsustan veel üle. No selge, no siis üksteisele toeks olema, aga et mul on täpsustus veel selle kohta, mis puudutab nüüd seda kontsessioonilepingut ühte, mida äkki te kirjeldate seda ära, mis puudutab siis vist Tapa vallaga, et milles see kontsessioonilepingu sisu seisneb ja kui suur selle summa. Ja aga lisaeelarve eelnõus antakse mandaat, ma saan aru, Kaitseministeeriumile siis kontsessioonilepingu sõlmimiseks. Tervisekeskus. Tegemist on tõesti, see ei ole siis mitte niivõrd lisaeelarve osa, vaid et vajab siis 25. aasta riigieelarve täiendust selle õigusega, et Kaitseministeerium, kes on tegelikult juba pikalt pidanud läbirääkimisi Tapa vallaga spordi- ja vabaajakeskuse ehituseks, siis on nüüd seal maal, et tal on vaja seda õigust Riigikogu käest, et neil on läbirääkimised jõudnud sinna faasi, et saaks edasi toimetada, siis on vaja seda luba, sellega siis Kaitseministeerium saab õiguse, vist oli 23 aastaks kasutada siis ka seda loodavat keskust. Ja seda ei või siis ilma Riigikogu loata teha. Kontsessioonleping on baasseaduse alusel Riigikogu otsus ja see õigus antakse Riigikogu poolt. Kui see õigus antakse, siis Kaitseministeerium iga-aastaselt ostab 500 000 euro eest siis Tapal teenuseid. Seletuskirjas on lõpus leheküljel 33 vist oli see, kus leiab selle kohta. Võib-olla mul on lehekülje numbrid võivad olla muutunud. Kõige lõpus seletuskirjas on selle kohta pikemalt. Mul jäi kõrva, et sa küsisid, et kui palju eelarvepositsioon halveneb. Aga ta halveneb suurusjärk 0,1%, mis on, mida ma juba mainisin, et sel aastal on seda eelarveruumi rohkem kui tulevastel aastatel kardetavasti ja mõned vajalikud asjad teeme varem ja mõned asjad ei mõjuta eelarvepositsioone üldse. Tehakse ka sellega raamis ära. Nojah, seda kui 0,1%, siis me kõneleme suurusjärgust, eks ole, 40 miljonit eurot pluss. On öelda korrektne suurusjärk, eks ole. Ja minu küsimus oligi, et kui 10 korda rohkem vahendeid tõsteti üle 24. aastast 25. aastasse, siis loomulikult, ja see selgub, et ikkagi ei olnud võimalik seda kümnendikku nendest valitsemiskulude puhul tasandada, see eelarve, lisaeelarve hoida vähemalt tasakaalus, siis arusaadavalt on tegemist poliitika valikuga. See ei olegi... Arusaadavalt sai kuula mu hoiatusi eelarve puhul ei ole meil ülejääk, nagu sa püüad jätta mulje, et raha üle kuskil on, meil on puudujääk. Sellel ülekantaval kõigel on otstarve ja me pidasime otstarbekaks jääda nende kärpenumbrite juurde küll on, mis on selle eelarve lisaeelarve raamides ja jätkata tegevusi, mida riik vajab, ka ülekantavate summade arvel. Aga mu küsimus on veel härra Ligi selles osas,
et siin on erinevaid... Kohta sa tahtsid öelda? Kuidas? Kas selles osas või selle kohta? No, mõlemat pidi võib, ma arvan, Eesti ei või. Ei või. Nii, mis puudutab nüüd neid ümbertõsteid või mingites valdkondades kulude suurendamisi, et kas selle eelarve puhul, lisaeelarve puhul, kas jätame need riigikaitsekulud kõrvale, et kui palju seal selles eelarves sõjalise riigikaitsekulud kasvavad? Sõjalist riigikaitset, laia riigikaitsekulud käesolevas lisaeelarves ei hõlma, siin on ainult siis tsiviilosa, aga Kaitseministeeriumi valitsemisalas suurenevad koolituskulud ja nende arvelt tehtavad kulud marginaalne summa. Aga nüüd jättes need riigikaitse või Siseministeeriumi valdkonna need laiapindsed kulud kõrvale, siis muudes valdkondades, et kas need kulud, kui kõik kokku võtta, nad on, osalt on kuluneutraalsed, osalt kulud kasvavad, eks ole, mis on siis selle kokku 0,1% SKP-st, kas valitsemiskulud selle tulemusena kasvavad, ehk nendes kirjetes, mis on majanduskulud, personalikulud ja toetused või kahanevad? Ma vastaks sellele eelmisele või jäävad samaks, et nad on sama küsimusele siiski täpsemalt, et me kaitsehangetel ka oleme pingutamas nende kiirendamise suunas väga pingsalt. Aga teatavasti on selles valdkonnas turul suur võidujooks ja hankeid kiirendada sellisel määral, et lisaeelarvesse panna neid asju. Pole seni õnnestub teie kindlusega. Sellepärast otsustas valitsus teha muid asju ette ära, mis puudutavad ka julgeolekut, tulevad kindlasti ära teha, mis üldjoontes ei tekita siis tulevasi kohustusi ja on ühekordse. Nii et ma arvan, et seal sees leiab kindlasti midagi, mida saab defineerida nii nagu sina neid sõnu kasutad, aga need on ikkagi tingimuseks on seatud, et need kulud ei ole püsikulud ja et nad siis vastaksid nendele eesmärkidele, mis puudutavad julgeolekut, välisraha parem ärakasutamine, investeerimisvajadus, Eesti Energia investeerimisvajadus, kui väga urgitseda ja kasutada Raul Eametsa sõnavabadust, siis ma ütleks, et ka aktsiakapitali suurendamine Eesti Energia suurendab tegelikult avaliku sektori töötajate arvu, tema sõnastusest teinekord ka ametniku arvu, et ta saab kasutada niimoodi, kui tema suuliselt räägib, siis jõunab seda riiki, 130 miljonit ja siis ta vahel selle kohta ütleb ja 160 miljonit, ta ütleb ka ametniku arvu. Temal on oma arvamus, kes on ametnik, aga elektrikud on tal ka ametnik. Võib-olla proua Vällik oskab öelda, täpsustada, mu küsimus tegelikult ei olnud mitte sellele, ei oska, ärge olge nii kindel, Regina peale võib loota professionaalselt. Et minu küsimus ei olnud tegelikult eraldi võetuna, miks siin ei sisaldu riigikaitse investeeringuid täiendavaid. Ei, minu küsimus oli, et ma jätsin need asjad eraldi ja ma küsisin, riigikaitse asjad, ja ma küsisin seda, et kas see eelarve, nüüd ütleme kõik need uneuuringud ja rohepöördele 84 000 ja nad kas need tegelikult kokku võettes, kas need valitsemiskulude positsioon jääb samaks selles lisaeelarves või ta nihkub ja kui, siis mis suunas, vähenemise suunas või kasvamise suunas? Valitsemispositsiooni kohta küsisime. Ma ütlesin ühekordselt, ta väheneb. Ei, ma küsisin kulukirje otstarbe vallas, ma ei mõelnud. Selle me saime aru, ma sain aru, et... aga mis see oli siis? Just, et proua Vällikul oli küsimus, mis puudutas seda, et kas nendes valitsuse defineeritud valitsemiskuludes, personalikulude, majandamiskulude toetuste osas, et siin ridasid tõstetakse ümber, et kas nende osas see positsioon jääb konsolideeritud, kui me vaatame, jääb samaks, või ta nihkub ja kui, mis suunas? No see, mida valitsus defineeris, siis kärpekohana olid ju püsikulud. Siin idee poolest püsikulusid ei ole, aga igasugu ülekandumised
on võimalikud, ma ühe näite tõin, Eesti Energia aktsiakapital, mina küll ei saa välistada, et palgatakse mõni inimene, kes aitab seda asja ellu viia ka Eesti Energia juurde, mis kohe suurendaks nagu avaliku sektori töötajate arvu, pluss finantsvõimendus, mida sellele kapitali ehitatakse, ikka võib suureneda. Nii et nii detailset siis dünaamikat meie kogu avaliku sektoris ei näe, aga see lähteülesanne, mis anti ministeeriumite, ei tohi siis neid kärbitud kulusid suurendada. Ehk kärbitud püsikulus. Nii, rahu, kõik saab korda. Küsimus on lihtsalt, et ma vaatan, et ma võtan Sotsiaalministeeriumi valitsemisala. Et siin ma näen, et trend on selles, kas ma saan õieti aru, et investeeringute positsiooni vähendatakse ja valitsemiskulude positsiooni suurendatakse. Kas me räägime nüüd kogu lisaeelarvest kokku või ilma... Ma võtan aluseks lisaeelarve tabel 13, Sotsiaalministeeriumi valitsemisala. Ma võtan ühe valitsemisala näite. Kui on tervikuna, on seda informatsiooni on välja võtta, et saate aru, et mis see dünaamika on oleks käia selle üle, aga ma võtsin siis, mul seda tervikuna ei ole, seda nii välja võtta. Kui konkreetselt Sotsiaalministeeriumist rääkida, siis Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tõstetakse investeeringutest kuludesse raamatupidamisreeglitest tulenevalt. Kuna väikehanked investeeringuteks planeeritud, on osutunud raamatupidamisreeglite järgi majandamiskuludeks. See on eelkõige, miks on investeeringutest raha ära tõstetud. Ehk hangete investeeringute puhul on raamatupidamisreegel, mis jääb piirama. Seda ministeerium ei saa ise ümber tõsta, peab tulema Riigikokku. Nii et siin on selliseid muudatusi, mis teevad küll majandusliku sisu vahel ümber tõstmisi. Eelarve positsiooni mõistes need saavad olla ainult kuluneutraalsed. Nad ei saa suurendada kulusid, aga kui te küsite konkreetselt majandusliku sisu vahelist jaotust, siis võib muutuda küll eelkõige investeeringute majandamiskulude ja toetuste vahel, aga ei ole välistatud siis ka, et on tehtud tööjõukulude arvelt, sest et näiteks Sotsiaalministeerium on teinud ka mõned kokkuhoiu otsused, et suunanud raha mujale. Need on need sisulised ümber suunamised, mis ei ole täpsustused tehnilistest põhjustest, vaid on otsus, ma leian võimaluse juhtimiskulusid siin vähendada, oli vist ka lähetuskulude pealt kokkuhoidu. Kui neid suunatakse mujale, siis seal võib toimuda selline ümbertõstmine. Muidu on tööjõukulud üldiselt välistatud, pigem on majandamiskulud toetused, investeeringud, see ring. Kahjuks ära minema. Selge, aga ma näen, et komisjoni liikmetel rohkem küsimusi ei ole. Härra Ligi pakib asju. Oleks neidki küsimusi tulnud. No, küsimused said vastuseid niivõrd, kui need kvaliteet on iga küsija ja iga vastaja silmades, eks ole. Aga selge, siis komisjon võtab selle informatsiooni teadmiseks, mis puudutab nii lisaeelarvet, mis puudutab 24. aasta siis kulutamata vahendeid, ületõstetud vahendeid ja mul on palve, et komisjonile, ma arvan, on mõistlik teha ka kättesaadavaks see informatsioon, mis puudutab ministeeriumide kaupa ületõstetavad vahendeid. See kindlasti oleks nii kuivõrd Rahandusministeeriumis on avalik informatsioon ja töökorras võimaldab meil seda siis hinnata. Ja aitäh komisjoni liikmetele, sellega on koosolek läbi.